Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Ta lubas siia maa peale uuesti tulla. 1918 aasta külmal talvel tuli ta teist korda maa peale, nagu lubatud. Ta sündis vaikselt. Salajasemalt kui oma esimesel tulekul tuli ta viisil, mida keegi ei oodanud. Ta ristiti 1948. Aastal 30 aastaselt ja hakkas taas õpetama, mida ta varem õpetas. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elud. See on minu ihu, mis teie eest antakse. See karikas on uus leping minu veres. Ta tegi müüritööd, äärmiselt rasket tööd, mis jättis tema kätele ja õlgadele valusad jäljed. Teda põlati veelgi rohkem kui tema esimesel tulekul. Öeldakse, et ta pole Jumal. Paljud vaatavad taevasse, oodates ikka veel tema teist tulemist. Kuna ta on aga Jumala müsteerium, ei saa keegi teda inimliku tarkusega ära tunda. Sa võid teada, kes ta on, kui uurid piiblit. Tema on toonud uue lepingu paasapüha. Ja vägede issand valmistab sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rammusate roogadega, võõruspeo laagerdatud veiniga. Ta neelab surma ära igaveseks ajaks. Ja sel päeval öeldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks.